kõik on nagu siuke raiskamine, kui seda kogu aeg teha, see on nagu mingi põgenemine, vaata. See, et ei suuda vaikuses olla, peab muusik käima. Ei suuda muusikat teha, kuult hakkad, ma ei tea, artimänge mängima või mingi, ma ei tea, telefonis scrollima. Kogu aeg mingi nagu põgenemine mingit asjade eest. See voodisse lähed ja sul on nagu ütleme väga raisatud päev selles suhtes. Kas sul ei ole magama minnes nagu halba tunnet või midagi rõve või midagi? Ma arvan, et sul on ikkagi selles suhtes on õigus. Nagu see pöördtehe nagu, mis sa tegid, jah, see nagu klapib minu arust. Õhinapõhine podcast. Let's go. Aitab küll. No joo, Mart. Joo, Reimo. Ühesõnaga, jah, nimed saite juba teada Õhinapõhine podcast taas kord teie ees, mis on siis Tallinn tudengite podcast. Iga nädal on annus teadmisi, kõrvalepõikeid, mingeid asju on teie ees. Kõik väga pull ja kõrvalepõiked, aga eksperte pole. Või noh, ise arvanud, eksperdid on siin. Sa ei ole ekspert või? Oma elu ekspert. Sa oled juba lõpetanud, aina? Ei. Meil on mingi süke vaikiv reegel või mingi süke asi, et kui me oleme lõpetanud, siis me paneme siit podcastist leegid. Ainult varjule või kuhugi. Sa nagu meelega siis ei lõpeta, sa tahad siin olla? Jah, täpselt, Mart, nii on. Sa oled ka lõpetanud juba? Ei, okay. Ma just tulin siia. Mul on 6 aega olnud siin koolis. Juuksed pähe kasvanud, jah? Jah. Okei, mõtlesime täna rääkida, kuna Saarahit pole, Mariat pole, saime kõik enda päralt, nagu oleks 6-aastasena üksi vannis, kodus soojas vannis. Ma ei tea, mis kordi võrdlus see süke on. Aga millest me mõtlesime rääkida, Mart? Spordist, ma tean, et kindlasti tuleb mingid mängud, arvutimängud, karjäär. Mind huvitab just sinu karjäär, ma tahaks teada, mis sealt tuleb. Robotitehnika oli, on jah? Või roboti... Ammu eriala? Jah, robotid. Robottehnika, jah. Ma tean, ma kavatsen autode kohta küsida. Mul on lihtsalt logise peale kuskilt midagi uues kohast, et siis ma küsin selle kohta. Ja sellised meeste jutud, noh. Ja. Täna proovime meeste jutud Vol 2 teha põhimõtteliselt. Millal varem olid? Oligi siis... Kunagi oli, me tegime bändiruumis Taneliga ja siis me alguses hakkasime rääkima mul tehnilistest mingi arvuti graafikkaartidest ja asjadest, et kui 2 minutit seda teha, siis saad veendunud olla, et ükski naine ei kuule enam, mis saad nagu päris asjadest rääkima hakata. Ja mida me täna ei tee, me täna räägime lihtsalt meeste asja, on ju? Mitte 2 minutit. Jaa. Vink, vink. Okei, aga millest alustab? Meil oli mingi karjäär, tehnoloogia, sport. Hobid. Mis su hobid on üldse? Ma ei tea, praegu me hakkasime nüüd vahetundis hakkama tõsima kossu mängima. Et ma just nüüd avastasin mingi nädalaga, et mul ikkagi päris meeldib see nagu. Ma küll ei oska väga, reeglid ei tea, aga nagu kui see sinna korvi saata või sa 300 joone tagant, see on päris hea. Saate deodoranti seal pärast vahetundi jälle juurde panna? Jah. Mart, mis sporti sa teed? Ma vahetunnis mängin kossu. Reimo, mis sporti sa teed? Nüüd ma kaevasin enda laugu. Aga jõukas käin, kui seda saab nii nimetada. Sa küsid, et miks niimoodi ütled? No sellepärast, et ma lähen saali, siis ma jooksen 1 kilomeetri ja siis ma teen 1 harjutuse üldjuhul minemast, ma rohkem ei viitsi. Ja. Aga peale korvpalli, mis veel teed? Millegi sa vaba aega sisustad? Õpingutega. Praegu ei ole väga palju vaba aega. Elu on karm. Arvutimängudeks ei ole ka enam aega. See ongi kõige kurvem osa nagu. Oota, kas sa mängid CS-i, sa mingis episoodis rääkisid? Mängid? Enam ei mängi. Mul ei ole lihtsalt aega nagu. Kui mul on nagu see mingi tund või 2 on nagu vaba vaata, kus ma saan nagu chillida, siis ma ei viitsi seda panustada selleks, et ma saaksin nagu ma ei mängi nagu lihtsalt lõbu pärast, ma tahan ikkagi võita vaata seal mängus, on. Ja see nõuab nagu keskendumist ja aju nagu aktiivset tööd ja ma lihtsalt ei viitsi sinna panustada selle aega. Tahan lihtsalt välja lülitada, vaata. Ja kui sa mängid CS-i või mida? Jah. Ei no, ma enam ei mängigi. Mul on mänguarvuti ja see on nagu praegu kogub tolmu. Sealt tulevad ainult Netflixi tuleb sealt. Nagu muidu oli jah, CS-i
ja Rainbow Sixi mängisin ka kunagi, seal ma olin kõva tegija. See on ka online'is või? Jaa, Oh. ma olin mingi arvuti, Xboxi peal ma olin mingi level 200 midagi, arvuti peal ma panin 150 veel juurde erinevate kontodega. Ja mul oli siuke nagu KD oli hea, tajusin biiti, nagu elu oli ilus, noh. Aga keegi ei tahtnud sõpradest mängida seda, sest nagu see oli nagu väga keeruline algajatele, vaata. Mis see maksimum level on, kui sa ütled, et 200 oli konsooli peal? Ma ei mäleta, see oli nagu mingi 5 aastat tagasi juba. Aga see oli mingi üle 300 oli inimesi ja mõni oli äkki 400 kanti isegi. Minu arust see oli ikkagi päris. Et oli inimesi, kellel oli üle 300 level? Jaa. Mul on, kui ma hakkan arvuti mängima, ma ei suuda lõpetada ja siis ma tean, et ma nagu hommikul kell 5 lähen magama lihtsalt. Leiad kõik vabandused, et miks, kuidas edasi lükata kõik asjad, mida võiksid ja peaksid tegema. Siis võtad, teen nüüd seda homme teha, see ei ole nii hull, see ei olla teine kord. Ja siis on hommik kell 5 ja ärkan mingi kell 12 päeval. Nii. Kunagi mul oli ka niimoodi. Ma sain seda hästi tihti, oli ka kooli õhtutel mängisin, siis ma ei läinud kooli järgmisel päeval. See oli nagu problemaatiline, aga siis ma sain läbi sellest. Siis ma hakkasin päeval mängima, öösel magasin. Vau, edu sammud. Olid. Aga kõrvale põige siin, kui ma tulin, ma kuulasin juhuslikult mingi podcasti autos, proovin muusika asemel seda teha, sest muusika on nii mõttetu. Selles mõttes, kui seda kogu aeg kuulata, kõik on nagu siuke raiskamine, kui seda kogu aeg teha, see on nagu mingi põgenemine, vaata. See, et ei suuda vaikuses olla, paab muusik käima. Ei suuda muusikat teha, kuulata hakkad, ma ei tea, arvutimänge mängima või mingi, ma ei tea, telefonis scrollima. Kogu aeg mingi nagu põgenemine mingit asjade eest. Ei või? Absoluutselt, ma mõtlesin ka seda stiiliti. Ja kõrvale põige nüüd sellest kõrvale põikest, et üks podcast, mis ma varasemalt kuulasin, see oli mingi 10. äkki või? Siis sa rääkisid suitsetamisest ja joomisest. Siis kui ma kuulasin seda, siis ma mõtlesin nagu, et see oli nagu nii nagu ma ei oska seletada, aga see tuli nii hästi sul välja, kuidas sa seletasid seda, et kui ma nagu suitsetan või mitte võtta, et nagu ma ei joo, aga siis kui sa võtad selle ühe nagu õlle või midagi nagu vahepeal nagu kord aastas või mida iganes, siis sa ei ole nagu see, et ma joon, ma ikkagi ma ei joo. Kuidagi sul tuli nii sujuvalt see seletamine välja, et ma kardan, et sa nagu harjutasid seda hästi kaua nagu. Selle peale ma mõtlesin mingi nädal aega kindlasti. Mõtlesin nagu siuksed tarkuse sõnad olid nagu, et Vau, tekitad hea tunde must, thanks. Ja kui mõrst, see on ju kõigega niimoodi, et kas või tervisliku toitumisega. Nii paljud asjad mu arust on nagu sellised peidetud pahed. Näiteks inimesed, kes lähevad, võtame jõusaali või tervisliku toitumise. Selleks saab samamoodi lappesse minna, et sa ohverdad teised oma eluosad. No elus on palju asju, millele võiks ja tuleks tähelepanu pöörata. Üks asi on, ma ei tea, su füüsiline tervis, üks on su mentaalne tervis, on suhted inimestega, karjääri võib pidada tähtsaks, on ju, et kus sa raha saad, kuidas sa kas pere või ennast üleval pead, kõik, et neid asju on palju, aga nii lihtne on kukkuda mingisse siuksesse asja, et paned omal klapid pähe ja mind hakkan jõusaalis käima ja saadki mingi hull treenitud keha ja võib-olla sööd nii-öelda hull tervislikult, aga üle maailm lihtsalt põleb, sinu maailm vaata, ja kas see nagu on tegelikult tervislik nagu eluviis, sest et kõrvalt vaata ja inimene näeb, et vapsi, treenitud vend sööb iga päev mingid sellerilehte ja salatit, vaata. Aga mis tegelikkus on see, et nagu see on nii kontsentreeritud ja üks siuke hea asi on, kõik kannatab lihtsalt. Põhimõtteliselt ma nõustun, et see on see, et tasakaal on nagu absoluutselt iga asjaga. Et sa võid süüa neid krõpse, sa võid süüa neid kummikomme, mida iganes, aga nagu mõõdukalt. Kui sa üle piiri lähed, siis on see juba ebatervislik. No, et see on absoluutselt kõigega trenniga, et nagu 1,5 tundi või 2 tundi trenni või tund on nagu väga okei. Kui sa 8 tundi ikkagi teed nagu trenni järjest, nagu ma ei tea, lihtsalt surud rinda 8 tundi, no siis on juba halb, No, see on absoluutselt kõigega õppimisega ka tegelikult see, et mingi periood see on see, kui sa ei suuda enam seda infot talletada, mis sa nagu võtad sealt õpikust, et siis sa nagu üle piiri vaata. See oli väga õige. Ja minu arust sul on ka nagu head näited ja see väidetavalt Buda ütles ka always take the middle path. The middle path. Ja aga tõesti nagu nii lihtne on rääkida mingi tasakaalust, aga päriselt seda, ma ei tea, praktiseerida või ma ei tea, kui näiteks tuua kas või need arvutimängud. Ma ei tea, kuidas sul on, aga ma tunnen ära, kui
vahet ei ole, kas mängid mingi arvutimänge või vaatad mingi YouTube'i või mis iganes TikToki videosi, tunned ära, kus see nagu relaxing või nagu see chill, et saad lihtsalt aju välja lükata, et lihtsalt mingi asi hõivab su tähelepanu, et see ei pea nagu mitte midagi, annab kogu kontrolli ära. Aga mingi hetk käib siuke nagu, käid nagu kuskil seal põhjas ära või siis võib-olla ütleme mäe tipus, et tunned, et ta andis sulle päriselt midagi. Ja siis nüüd sealt edasi lähed lihtsalt, sest ma ei tea, sulle see perse istub juba seal tooli peal ja see telefon on juba käes ja järgmist videot on nii lihtne edasi lükata. Ja sa jäädki seda tegemast, see on kõige nagu vähem energiat nõudev tegevus. Ja siis jääd sinna ja siis tunnid mööduvad ja siis mingi hetk tunned lihtsalt süümekaid. Ma ei tea, kas sul on nii või? Absoluutselt. No. See on samal lainel neist. See on nagu üks ühele, noh. Kas sa oled mina või? Kas sa oled mina või? Ma olen see Spider-Man. No mul kunagi oli arvutimängudega, nüüd on see, et ma vaatan telekat vaatama. Nagu päris telekat või? Ei, no mingi, no Netflixi, Disney Plus, mida iganes, mingid ägedad filmid, mis kuskil on, ja. Et sa vaatad seda, sa vaatad ühe episoodi, väga äge, teine episood, tule see oli ka päris hea. Aga siis sa oled mingi 6 episoodi jutti vaatanud, siis sa mõtled, et mul on nii palju aega läinud ja ma ei ole mitte midagi teinud. Mul on voodi, nagu madratsil on juba mingi lohk on sees, et nagu nii halb on olla. Noh. Ja siis ongi see, mul tekib see, kui mul on nagu hästi kaua saanud, siis ma tõusen püsti lihtsalt ja ma lähen õue nagu sekundi pealt, kui ma nagu tunnen seda. Et mõtlesin, et see ei ole normaalne õue, see on pime ja lund sajab või mingi rahe või midagi, mul on pohhu, ma pean minema. Lihtsalt lähen õue, siis ma käin kuurid, käin läbi, vaatan puuriida üle ja siis natuke sätin seal ja siis ma lähen tuppa tagasi. Vaata, keegi labidat ära poleks viinud. Jah, põhimõtteliselt küll, noh. No respekt, kui sa suudad seda teha, mul on niimoodi, et kui ma juba olen selles nagu nii-öelda lohus, ma olen selle nagu künka ületan, mis see mul on juba kasu andnud, ma juba olen seal nagu selles langusetapis või seal põhjas, ma ei suuda püstigi tõusta, ma olen nagu, ma ei suuda mitte midagi teha, ma olen nagu mitte apaatne, aga ja ma nagu see on nii nagu võimetuks tegev tunne, mõtleb praegu, et mis on nagu, mida ma üldse suudan praegu teha ja siis tänu taevale, et mingi päev vahetub, et meil õhtu kätte jõuab, et mingi hetk tekib väsimus ja sa lähed voodisse ja siis sa nagu pääsed selle nagu... Kui sa voodisse lähed ja sul on nagu, ütleme, väga raisatud päev on selles suhtes, kas sul ei ole magama minnes nagu halba tunnet või midagi rõve või midagi sukest? Jaa, nagu pettumus või siuke enda... Täpselt pettumus nagu. Ma mõtlen niimoodi selle peale, et miks nagu miks ma peaks midagi tegema nagu ongi, et koolis käima või tööl või trennis või mida iganes. Kui kõik teised saavad seda teha, siis miks mina ei saa vaata? Et miks ma raiskasin praegu oma päeva siin, aga teised nagu käisid koolis või on tööl praegu, aga ma siin nagu laisklen vaata. Ma mõtlen, et ma ei taha ju teistest halvem olla. See on siuke competition nagu nii-öelda iseendaga, aga samas ka kõikide teistega nagu vaata. Võib-olla see on see negatiivne, mis tuleb see, et sa scrollid seal Instagramis ja siis sa vaatad, et jälle mingi 18-aastane või 16-aastane teenis 50 euroga mingi 1 miljon euri endale vaata, pani kõik punasele või midagi sukest. See tekib siuke hästi nagu halb. Ja see tunne on see, mis lükkab siin nagu tegutsema või? See on nagu, see sõltub päevast. 90% ajast jah, et okei, ma ei saa enam olla siin nagu vaata. Maailm nagu liigub edasi, aga mina olen ühe koha peal, et seda ma nagu ei taha. Aga mingi teine päev on see, kus sa mõtled, et nüüd ongi hilja, pohhui tänane päev, et siis ma lihtsalt vaatan videosid edasi. See on mõnest kõige hullem tunne üldse, see kui tunneki, et see tänane läks ja siis ta lähebki ja siis mõtled, et see lõpeb sellega seal, mul tihti ei lõppegi, ta nagu ütleme, et see kell 11-12 mõtled, et läks lappesse, et vaatasid, ma ei tea, liiga palju, ma ei tea, videosi, mis iganes, aga siis see hakkab kerima veel öötundidesse, vaatad, kell on 1, samas ma ei tea, ma eile läksin võib-olla näiteks kell 3 magama, et pole nii hull, mul 2 tundi veel nagu nii-öelda, ma olen täna 2 tundi tublim, kui ma kohe magama lähen. Ja see on see lohutav mõte, mis lubab mul jätkata seda debiilsust, millega ma nagu parasjagu tegelesin. Ja siis üks hetk vaatad, et kell on veel rohkem kui 3 või 4 või mis iganes, ja ongi lape käes lihtsalt. Tsüklid lihtsalt siuksed. See on nii täpne. Ma olen ka praegu, ma vaatan, et kui ma enne kell 1 saan magama, ma olen õnnelik nagu. Kell 1 öösel, see loll märk on 6.30 vaata, või 7. Iga päev niimoodi panna, ja siis ma võtan, et kui ma enne kell 1 saan, siis ma olen nagu plussis vaata, rohelises nii-öelda. Mis kellaaeg sa ideaalses maailmas magama lähed üldse? Kui mul nagu välised faktorid ei sega või?
Okei, ütleme kõigepealt, et välised faktorid ei sega, mis kell sa tahaksid magama minna, mis kell tahaks ärgata? Ma arvan, et ma tahaks magama minna 10. Ma tahaks mingi 6 ärgata. Või 8, noh. See sõltub, vaata, noh, koolipäeval 6, kui mul oleks vaba päev, siis 8, noh. Ja vabal päeval magame ikka 10 või? Et sa magad siis Ja. 10 tundi? Jah. Mm. Ma arvan, et see on täiesti okei. Jah. Mis sa arvad? Ei, ma usun küll. Ma tunnen kuskilt maalt tekib nagu uni läheb üle, aga kui sa jääd voodisse, siis ma ei tea, kas sa hakkad mõtlema sellest, mul vähemalt nii, ma hakkan nagu mõtlema, peaks ärkama ja need mõtted hakkavad nii väsitama, et mul tekib uuesti väsimus peale, ma jään uuesti magama. Ja siis tekib nagu siuke, jälle ma ei tea, siuke, mis tunne see on nagu, mitte kohuse tunne, aga nagu süümepiinad, nagu need hakkavad nii hullult väsitama ja siis oled siukse nagu tsüklis, ta väsitab ja siis sa nagu magad ja siis ta puhkad välja ja siis magad ja puhkad välja ja siis ärkad üles, siis on kell nagu suht palju ja samas nagu sa ei maganud ka siis selle arvelt, et see nagu siuke masohistlik käitumine lihtsalt enda suunas. Aga millal sa viimati ärkas ikka kell 6 ja läks ikka magama kell 10? Ma arvan, et see oli päris ammu. Ma olen kell 6 märkan, aga nagu kell 10 magama läinud ma ei ole. Äkki oli kevadel ühe korra äkki. Paar korda võib olla. See oli lihtsalt see, et sa olid nii väsinud, et sa nagu, ma mõtlesin, ma lähen teen uinaku, vaata. 10 hours later. Ja siis sa värkad hommikul üles, vaata, noh. See on nagu, plaanis oli negatiivne, aga sellest tuli nagu positiivne välja, sain nagu välja puhata, vaata. Kas oled seda või nagu me elus on nagu 2 aega, on see aeg, kui me oleme magavas seisundis ja siis teine osa on see, kui me oleme ärkvel seisundis. Ja kas sa oled nõus, et mida nagu sügavamat tund me magame, mida nagu sügavama uni, seda kasulikum see meile on, ütleme? Nojah, see on see REM sleep või mis see on. Okei. Ja siis sealt tuletades loogilisem on ka siis see, et kui me ärkvel oleme, et mida rohkem ärkvel me oleme, seda kasulikum see meile on, eks? Nii-öelda seda täisväärtuslikum meie me oleme, või kuidas? Noh, jah. Või on nagu unisuses ja väsinud olemises on mingi võit ka sees? Ma ei usu. Ma arvan, et sul on ikkagi selles suhtes on õigus, jah. Nagu see pöördtehe, nagu mis sa tegid, jah, see nagu klapib minu arust. Okay. Kui sa oled ikka unine ja sa pead nagu, ma ei tea, kodutöid tegema, sa väga ei edene ju. Kui sa oled nagu 100% ja sa tunned, et nagu kõik on perfektne, ma tunnen hästi, siis see ikkagi läheb kiiremini, paremini, edukamalt. Kas sa usud, sa oled kunagi 100% ärkvel olnud? Kas sinu jaoks saab 100, kas nagu sinu jaoks saab olla maailmas nagu, kas on võimalik 100% ärkvel olla? Kas sa oled praegu, sa ütleks 100% ärkvel? Ei, ma mingi 40% magan juba praegu. Lihtsalt väsitav. Okei, aga nagu üleüldis mõttes ütleme, sa magad välja enam-vähem, ma ei tea, 8 tundi, mis iganes sa pead enda jaoks nagu siukseks normiks uneks vaata. Päeva jooksul, päeva peale, ma ei tea, kus see haripunkt on, ütleme kell 1, kell 2 päeval, ma ei tea, kus me kõige rohkem ärkvel peaksime olema või olemegi vaata. Kui ärkvel sa ütleks oled nagu 0-100? Ma arvan, et see väga sõltub, mida ma teen. Kui ma nagu õues on külm ja ma nagu ilus ilm ja külm ja ma jalutan on ju mingi pargis, siis ma arvan, et ma olen nagu väga ärkvel. Aga kui ma olen nagu pimedas toanurgas, kus ma vaatan videosid, vaatan niimoodi, et ekraan on nagu täisplastiga, siis ma nagu olen nagu väsinna. Vahet ei ole, mis kell on. Et ma arvan, et see tegevus ja see kõik loeb. Palju sa magad päevas? Tundides nagu või? Jah. Keskmiselt, noh. Keskmiselt. Okei, palju sa eile õhtul nagu magasid? Ma ei maga vähe, mul nagu kõik kohustused on väga nagu paindlikud, et ma arvan, magan 8-10 tundi, aga see on nii nagu, kuidas sa ütled? Ma ei lähe samal ajal magama, ma ei ärka samal ajal, ma tunnen see nagu rikub nii hullult seda rütmi ja nagu keha, kunagi kuulsin väga huvitavat väljendit või nagu siukest mõttekäiku, et keha ootab alati seda sama, et näiteks, ma ei tea, kui sa istud, keha tahabki, et sa istuks edasi. Kui sa, ma ei tea, liigud, kõnnid, keha tahab, et sa kõnniks edasi, sest nagu alati see nagu tegevuse või positsiooni vahetus nõuab energiat. Kui sa sööd, keha tahab, et sa sööd alati seda sama keha
ei ole huvitatud nagu jälle mingi uue asja välja nuputamist, et kuidas nüüd seda toitu seedida. Laktoos, jälle uus üllatus, kehal on nagu kõik asjad on nagu siuke nagu külma vette viskama, nagu kui sa hakkad trenni tegema, kas sa tunned mingi lihast on järgmine päev haiged ja värki, see on nagu kehale märguanne, et keha iseenesest nagu sai šoki mingil kujul, eks. Mingil kujul nagu... No jah, ta ei ole harjunud sellega. Ta ei ole harjunud sellega. Ehk keha sellisel kujul tahab jätkata olemist täpselt sellisena, nagu ta on. Ütleme lihtsustatult. Ja. Aga aju tahab kogu aeg midagi uut, nagu kogu aeg. Nagu see uudsus, nii kui uudsus kaob, aju otsib jälle midagi uut. Ja. Aga mingi see huvitav väljend oli, et keha tahab alati ta sama ja aju otsib alati midagi uut. Mul nagu, ma ei tea, see on juba 5, 6, 7 aastat tagasi kuulsin, aga see oli nii nagu, tean, mingid asjad jäävad niimoodi lihtsalt pähe. Tükike mingit tarkust jälle. Aga need on huvitavad. Samas, just need on nii ohtlikud sellepärast, et osad asjad kõlavad lahedalt, aga see ei tähenda, et nad on tõde või et nendes üldse mingi nagu sügav tõde peitub. Mul praegu midagi head pähe ei tule, aga et see võib olla midagi sükest, et see vend, kes iga päev kodust välja läheb, tuleb alati koju tagasi. See võib olla, nagu see kõlab, nagu see oleks mingi nagu ütlus, aga see ei ole ja seal võib, aga sükseid asju on nagu palju ohtlikumaid. Mul ei tule nüüd head näidet. Ma tunnen siin, ma näitan, et on nagu veits lape. Aga nagu sellised ütlused, mis kõlavad lahedalt ja mida nooremad inimesed on, seda rohkem nad võtavad igasugused mingi ütlused ja asju üle ja sellised asjad on nii lihtne omale nagu uskumusteks võtta ja nende järgi hakata käituma, nagu need oleks kellegi nagu mantra või mingi elustiil või moto, vaata. Mul lappab praegu, ma tahtsin tagasi tulla kuhugi une või mingi asja juurde. Aga jah, ma arvan, see unerutiin, nagu see kõik tuligi sellest, et keha tahab alati midagi sama, et keha tahab alati magama minna samal ajal ja ärgata samal ajal. Keha harjub sellega ära, vaata, ta puhkab kõige paremini välja, teab, et nüüd on aeg, ma ei tea, väsimuse märke ajule näidata, et nüüd ma tahan magada, et ma saaksin ärgata samal ajal, siis ma hakkab optimeerima ennast. Sama kui me teeme trenni, selleks ju lihased kasvavad ja keha hakkab kohanema sellele raskustele, eks. Ja siis ühesõnaga, mul lihtsalt pika jutu vastus on see, et nagu ma magan piisavalt, aga see on nii hektilise graafikuga, et ma ei usu sellest väga palju kasu. Et sa saad 8-10 tundi und, aga lihtsalt, et mitte alati samal ajal. Jaa, never lihtsalt samal ajal. Mõni päev või... Saad rahul sellega? Ei. Aga mu küsimus olekski, miks me teeme üldse sükseid asju, mis nagu me kõik teame loogiliselt, et ma ei tea, igal päeval, ma ei tea, kell 3 öösel magama minna või üldse scrollida mingit mis iganes asju telefonis. Miks me teeme neid isegi, kui me teame, et see ei tee meile kuidagi head? Aga siis selle ühindub sellega, et keha ei taha muutuda, et ma olen nüüd viimased pool aastat, tegelikult üle aasta isegi, natukene enne kell 1 magama läinud. Alati peale 12 ja enne 1. Et mul ongi seda nagu muuta nagu väga raskena. Et suvel loomulikult ongi see, et suvel saad kauem üleval, sest päike on kauem, nagu õues on kauem valge, sa tahadki olla kauem õues ja üleval. Siis oledki mingi 11 üleval, siis kaob päike ära ja siis sa nagu vaikselt hakkad nagu unne jääma ja siis on kell 1, jääd magama, hommikul ärkab päike ja sina ärkad päiksega. Et siis see ongi see, et lausa see suvi meil isegi mängib rolli nagu. Talvel on loomulikult nagu veits teised lood, et ma ei tea, talvel võib-olla keha harjub sellega ära, mis suvel oli ja siis lihtsalt pohvult toob selle nagu üle talvele. Ma ei oska nagu seda kuidagi loogilist vahendust leida, aga kui sa oled harjunud sellega 3 öösel magama minekuga, siis sealt ongi raske välja tulla. Ja sa tahadki seda teha. Okei. No jah, see on lihtne, on ju. Sest sa oled harjunud. Kõik, mis sa oled harjunud, on lihtsam teha kui see, mis sa pole harjunud, on ju. Ma just olengi viimased päevad mingi podcasti kuulanud ja rääkibki seal ka unest. Ja see on huvitav, vaata, teadlased väidetavalt, või ühesõnaga meil on mingi niimoodi, kõik elavad olendid, neil on kaks rütmi on kehas. Üks on see, ma ei tea, mis eesti keeles on, aga circadian, mis on siis, kestab umbes 24 tundi. Keha lihtsalt teab umbes, millal on 24 tundi möödub, et isegi kui sa paned kõik tuled pimedaks, kustu niimoodi, et see ei ole mitte ühtegi valgust, keha ikka tunneb ära
läheb magama enam-vähem samal ajal, ärkab enam-vähem samal ajal, et nagu ikka mingi rütm püsib. Ja teine käib valguse põhjal, et kui keha saab valgust, silmad saavad valgust siis mingil kujul, et teine rütm käib sellega ja kui me hakkame regulaarselt magama, siis nad hakkavadki nagu teineteise rütmis käima ja võimendavad ja aitavad teineteist. Aga nagu need valgusallikad, mis meil tänapäeval on, nii palju on sellist tehisvalgust, ka nagu siin on tehisvalgus ja telefonid ja arvutiekraanid, niimoodi, et ka selleks ongi need blue light blockerid, vaata. Kas need töötavad ka üldse? Pole kunagi proovinud. Ma olen proovinud, aga nagu minu arust nagu pilt oli nagu üks ühele. Et ma ei tea, kas see mingi salajane mingi võtab ära kuskilt midagi. No maybe. Äkki nad on nii hästi tehnoloogiliselt tehtud. Või siis need valetati ja see on tavaline klaas. Temust tellisid või? Ei, need ei olnud minu omad. Aga jah, olid temust. Aga siis töötavad kindlalt mees. China Express. Aga jah, see valgus nagu segab meie und, aga siiski, miks me teeme neid asju? Okei, sa ütlesid, et nagu see harjumus on ja. Aga meil on ka see loogiline mõtlemine, et me teame, et kui sa nüüd magama lähed, sa ärkad nagu mees, sa ärkad puhanuna, su järgmine päev on nii palju väärtuslikum, sa oled nii palju rohkem ärkvel ja siis me, lükkame järgmise video lihtsalt. Et see on ikkagi siis see, et sa nagu tahad ikkagi seda teha. Sest nagu keegi ei tee ju seda, mida nad ei taha teha. Ma arvan seda. Et kui sa lähed ikkagi kell 12 või kell 1 nagu öösel magama, sind ei huvita, nagu sa scrollidki, sest sulle meeldib see, vaata. Et sa küsisid, miks me teeme seda, kui me teame, et see paha on. Me teame, et see on paha, kummikommid ja need kõik karastusjoogid, need on kõik pahad. Aga see ongi see, et need on nagu teevad su ajul nagu seda head kemikaali, vaata, 9 sekundiks. Ja see meeldib, see on nagu sõltuvus tekitav, nikotiin, suitsud, mida iganes. Kõik siuke asi, see läheb sama selle alla lihtsalt. Okei, aga siis mu küsimus on jällegi, nagu lähme veel sügavamale, et miks me valime meeldiva üle kasuliku? See on lihtsam. Okei, see on See lihtsam. on meeldivam. Kasulik on raske. Kasulik on see, et ma saan joosta 5 kilomeetrit ilma peatumata, aga see on raske ja ma ei taha seda teha. Et ma pean minema 10 sundima ennast magama, ma ei taha seda teha. Ma tahan nagu meelelahutust, ma tahan vaadata seda filmi, süüa neid toite. See ongi see, et nagu see ongi raske. See on raske siin ja see on raske ka su kehale, nagu sa enne rääkis, et see on harjumuse muutmine. Okei. See on igat pidi nagu difficult. Okei, aga näiteks võtame, ma ei tea, jooksmas käimise, nagu trenni mõttes jooksmise. Nüüd, kui mõtleme, et peaks jooksma minema, no näiteks, et et läheks jookseks 5 kilti. Aga see mõte on nagu raske, juba mõelda seda on nagu väsitav, eks ole, ja teine asi on seda teha on juba raske. Ja siis me otsustame, et me ei lähe. Ja see tekitab juba natukene head tunnet, et me teame, et me ei lähe, sest see on nagu mugavus, on ja. Nüüd, aga kui me peaks ära jooksma, teeme selle jooksu ära, kas see hea tunne, ma eeldan ja minu jaoks, ma arvan, see tunne on parem kui selle ära jätmine tollel hetkes. Nagu, kui ma praegu jätan jooksmise ära, see hea tunne, mis ma saan jooksmise ära jätmisest, on nõrgem kui jooksmise ära kannatamine ja see hea tunne, mis järgneb sellele. Kas sa oled nõus? Kas sul on nii pidi? Ei, ma olen nõus. Okei. Seega, miks teades, et seal on parem tunne, kui me teeme selle jooksu ära ja see, mis järgneb, on parem tunne kui see, mis meil praegu on, siis et miks me valime teha seda praegust? See on väga hea küsimus. Kas sa oled sellest, ma olen Mikker 2, on ju? Jah. Kas sa oled seda testi kuulnud, et oli üks mees, läks nagu, lapsed istusid nagu toas ja nad ütlesid lastele, et siin on üks vahukomm. Mul on 10 minta pärast tagasi, ma annan teise veel sulle. Aga kui sa selle ära sööd, siis sa teist ei saa. Ja ütleme siuke 90%, kõik sõid kohe selle kommi ära. Kuigi nad teadsid, kui nad natukene ootavad, siis nad saavad nagu 2 korda rohkem. Nad tulid mingi 20 aastat hiljem samade laste juurde tagasi, kes siis nagu ühed tegid ühte, teist tegid teist, ja leidsid samad lapsed üles ja nad vaatasid siis põhimõtteliselt nagu nii-öelda lõputunnistust. Ja need lapsed, kes siis ootasid selle 10 minutit, neil oli see
võime oodata millegi järgi, noh, teha seda nagu raskemat asja nagu vaimselt, noh, et neil oli mitu, no üle 20% paremad tulemused peaaegu kõiges. Noh, et see on lihtsalt, see on nagu, ongi su ajus kinni lihtsalt. Noh, ma ei oska seda nagu, ma ei saa sellest sügavamale nagu lahendada seda probleemi, aga see on kõik inimese enda ajus kinni, et ma tahangi seda, mis on nüüd ja kohe. Et ma ei taha seda, mis on hiljem, isegi kui see on mulle kasulikum. Inimesed, kes on nagu, kes ei, noh, peaksid tegema trenni, aga nad ei tee seda. Nad teavad, et kui nad teeksid nende elu nagu 100 korda oleks parem. 100 korda. Kõik kõrredi liigesevalud, lihasevalud, ma ei tea, mõned ei saa isegi kõndida, sest nad on nii suured, on. No, nad teavad, kui nad natukene lihtsalt vähem sööksid, kui nad natukene rohkem liigutaksid, elu oleks nagu 10 korda parem, aga nad ei tee seda, sest neil on lihtsam, ma ei saa öelda laiskus, on, neil ongi lihtsam. Kui ma annan sulle nagu valiku, et kas 10 milli kohe või 10 milli 200 aasta pärast, siis loomulikult kohe, noh. Et see oli küll halb näide, aga nagu point on selles, et see ootamine ongi see raske, sest sa ei saa seda kohe. Sul on seda kohe vaja. Ma saan 5 kilt on päris kaugel ja see on päris pikk aeg, on. Aga see küpsis siin laua peal on päris nagu nüüd ja kohe, noh, käeulatuses isegi. See lihtsalt, kuna ma tahan korra vahele tarka panna, siis see vahukommide näide, mis sa tõid. Millegi hiljuti oli ka uudis selle kohta, et sellest on veel tehtud uurimusi. Selle uurimuse enda kohta on tehtud uurimusi. Ja seal on nii palju vastuolulisi tulemusi, et see ei ole, seda ei võeta enam niimoodi, et see ei ole nende tulevikus uuesti nende kunagiste laste juurde tagasi tuldud. See vahukommi kuidas siis katse, see ei tõesta seda. Aga see selleks, aga see on hea näide siiski. No jah, sa ei pidanud mind niimoodi maha küll tegema. Ma lihtsalt tahtsin. Sedasi saabki oma võimu rakendada. Dominantsust oli vaja, ma tean rohkem kui sina. See on sama, kui sa öösel lähed WC-sse. Kas sa nagu kas sa lähed kas urineerid sinna serva pihta, et teised ei kuuleks, või laks sinna keskele, et nagu oma dominantsust kõigile nagu väljendad, et 2 tuba kõrval inimesed kuulevad, et see vend on vetsus. See on sama. Same, jah. Ma tahtsin tagasi tulles, ma lihtsalt korra tahtsin lihtsalt nagu selle, jah. Aitäh. Aga teadmine sellest, et mis meil on hea ja mis on halb ja kõik see, et kui sa ennem ütles, et keegi, kes ei suuda isegi kõndida, et on nii suur, et ta teab, et kui ta teeks trenni regulaarselt ja muudaks oma toitumisharjumusi, siis teeks talle head, on. Ja minu arust nagu crazy või võib-olla kurb või nagu jama asi on see, et isegi kui me oleme teadlikud, meid tehakse teadlikuks ja see on uskumus, sest sina ju usud ja mina usun, et ma ei tea, igasugune regulaarne trenn, ükskõik mis nagu kogustes, mõistlikkuse piires ütleme, teeb ju meile head. Aga kui paljud meist päriselt teevad sellisel kujul regulaarset trenni, mida me peame nagu optimaalseks? Väga vähesed, ma arvan, üleüldises mastaabis. Ma ei tee sellisel kujul nagu võiks ja peaks. Ma ei tea, kuidas sul. Aga et teadlik olemine ei vabasta meid veel sellest nagu nendest ahelatest või sellest, et me teame, mis on hea meile ja ikkagi me ei tee seda. Üks asi on ju see ignorantsus. Üks asi on, et ma ei tea, ütleme, et ma olen nii suures ülekaalus ja ma ei suuda kõndida, mu põlved valutavad ja ma ei saa aru, milles asi on. Et ma loen igast raamatuid ja teen igast asju ja ma ei saa aru, milles asi on. Ja siis toimub mingi ilmutus või loed või leiad mingi asja või keegi ütleb, et kui sa kaalus alla võtad, su põlved ei valuta enam. Ja ütleme, et sa usud seda, sa võtad selle okei, arst ütleb sulle seda, teadlased ütlevad seda. Sa võtad kaalus alla ja su põlved ei valuta enam. Ja mikka ei tee seda. Me saame teadlikuks ja me usume ja mikka ei tee seda. See on nagu eriti kurb, et kuidas siis sealt edasi minna. Mis sealt meid edasi viib? Miks on nii sügavaid minult küsid? Ma ei oska sellele vastata. Ja see on nagu arutelu. Mul on nagu väga siuksed nagu jäigad nagu arvamused. Põhimõtteliselt ongi see, et kui sa nagu tead, et see teeb sul elu paremaks, siis miks sa ei tee seda nagu... Elu olekski lahendatud. See oleks liiga lihtne. Jah, ma arvan,
see on nagu nii palju asju sellest kõik koos, et see on see keskkond, kus siin kasvatati, vaimne nagu tervis, on ju, mida iganes nagu, et kui saad ikkagi terve elu ikkagi teinud, mis sa tahad, on ju, et sa ei nagu allu ühelegi reeglile, et noh, inimesed teevad seda, mis nad tahavad. Ja kui sa ei taha seda teha, siis nad ei tee seda. Kui ma nagu ei taha nagu, ma ei tea, tööl käia, siis ma ei läheks tööle. Noh, ma küll tahan raha saada töölt, ma nagu tööl käimine otseselt ei huvita, aga nagu ma võtan siis nagu selle negatiivse kaasis kaasa, et ma pean käima tööl. Et ma tahaks nagu, mida sa tahad? Mida sa tahad? Et oleks rahu ja veidi päikest. Nagu midagi, mis sa saad teha nagu praegu, mida sa tahaksid? Nagu rohkem raha, ilusam auto? Noh. Ma tahaks, ma tahan, et mul oleks nii-öelda täiuslik või ligilähedane süke nagu elurütm. Ongi, et et ärkad regulaarstel aegadel, ükski süke mingi YouTube ja süke asi ei oma kontrolli su üle, et emotsioonid ei omaks mu üle kontrolli. Aga mida sa teed selle jaoks? Noh, praegu on nagu spotile nagu raske panna, on. Ega ma otseselt ei... Nojah. Sa otseselt ei teegi midagi, noh. Võib-olla väga kaudselt, aga sa otseselt ei tee. Nii. Siis ma lihtsalt ütleks selle peale, et sa ei taha piisavalt. Et sa tegelikult lihtsalt ei taha seda. Võib-olla sa väidad endale, et ma tahan seda, sest sinu ajus on see nagu see asi, mida peaks tahtma. Aga kui sa ikkagi väga tahad midagi, siis sa saad selle. Noh, loomulikult, kui ma nüüd katuselt alla hüppan ja ütlen, et ma tahan osata lennata, siis see ei ole nagu, hea võrdlus, on. Aga kui sa tahad nagu, ütleme, sportlikum olla, siis sa hakkad käima ja jooksma, sa hakkad jalutama rohkem, sa teed nagu jõusaali, midagi sellist. Kui sa tahad, sa teed seda. Kui sa tahad, et sul nagu see YouTube shortsid need nagu ei paneks niimoodi, siis sa paneks selle telefoni ära. Ainult nuputelefoniga. Mida iganes, et sa saaksid teha, et saada see nagu lõpptulemus, mis sa nagu soovid. Et need inimesed, kes ei saa kõndida, nad lihtsalt ei taha seda. Mitte nüüd ratastoolis, on. Need, kes on nagu ülekaalus, palju ülekaalus. Nemad ei näe selle nagu viga, nad arvavad, et see on nagu okei. Ma tunnen see, mis nagu see on ülija point selles suhtes, et me ei taha piisavalt. Ma siia juurde tooks lihtsalt selle, et või su jutust isegi tuleb välja, et tegelikult tihti on see, et me tahame seda tulemust, aga me ei taha seda protsessi. Nagu sa ütlesid tööga sama, et sa tahad raha, aga tööst otseselt ei hooli vaata. Et siis nagu selles mõttes ideaalis me saaks selle raha ilma selle tööta, on. Minu arust see on nagu meie kõigi nagu inimese kui sellise nagu suur probleem. Noh, jah. Katsumus kogu. Ma ütleks, et see on inimlik, et sa tahad niimoodi. Kindlalt. Et sa tahadki, et oleks ju lihtsam nagu, et kunagi minu vanused või 10-aastased juba olid põllul, tänapäeval on nagu lihtsam elu. Me tahame aina nagu veel rohkem lihtsamaks teha ja eraelus on see ka, et see ongi, et ma tahan rohkem raha, aga ma ei taha nagu tööl käia. See on see lõpptulemus ilma selle nagu, mis ütlesid, katsumuse. See protsess ilma selle tööta, eks? Sa tahad lihtsalt lõpptulemus, see on see delayed gratification ja mis see nüüd instant. Kohe. Jah, sa tahad seda instant, nüüd ja kohe. Ma olen lihtsalt nagu, kurat, ma ei oska, ma hakkan ka ketrama. Ja see, mis sa tõid, et vanast inimesed, mis iganes 10-aastased juba olid põllul, ma just on selles mõttes hea näide, et tõesti oligi lihtsalt jällegi, ma ei tea, kui ma kõigele vastu vaidlen, siis on lihtsalt sellepärast, et mu aju töötab niimoodi, et ükskõik, mida keegi ütleb, ma hakkan nagu vastast poolt esindama, isegi kui see mu algsete uskumustega vastu käib. Lihtsalt nagu, ja mulle meeldib selle puhul see, et kui inimesed on ümber negatiivsed, siis ma hakkan nagu kõike positiivselt nägema. Aga probleem on see, et kui inimesed on üli positiivsed. Igatahes, see, et 10-aastasena oli põllul, eks ole. Et just see on nagu huvitav koht ja ma kohe jõuan nagu uue küsimuseni, et see on olukorrast tingituna niimoodi. Neil ei olnud muud valikut, on ju. Ja siis teine asi, mis sealt tulenevalt on see, et tänapäeval meil on nii palju vabadust, et ma unustasin lause lõppu ära. Oma mõttepointi. Et see, kui meile pannakse minu arust nagu sellest tulenevalt, või ma ei tea, kas meegib sensi nüüd sellest rääkida, aga minu arust nagu
olla kontrollis kõikide oma elu aspektide või üldse nagu nii-öelda maailma üle, sest maailm on kõik see, mida me ise kogeme, on ju. Meie kõigi jaoks maailm on see, mida meie kogeme. See ei olegi midagi muud enamat, eks, ega vähemat. Et aga nüüd vabadus on see, kui seal laua peale ütleme, et meie suurim kimbatus on mingi maasikakook. Ja nüüd keegi peab maasikakoogi seal laua peale, siis mul on oma elu üle kontroll siis, kui see maasikakook nagu, mul on sellest ükskõik, nagu ma suudan kuidagi, ilma et ma peaks nagu midagi alla suruma, nagu et see ei pea tulema enesedistsipliini arvelt, vaid see, et ma suudangi, et lihtsalt, okei, maasikakook, mulle julmalt meeldib maasikakook, aga mul on okei, kui ma seda ei söö. Et miks ma sellest räägin või kuidas see seos on, võib-olla see on seganud, et see, kui vanasti ma ei tea, lapsed 10-aastane juba tegid tööd, sul polnudki seda maasikakooki siin laua peal, mis sind saab kimbatada, sul polnudki seda YouTube ja kõiki neid asju ees. Et minu arust vabadus oma, ma ei tea, millest ma üldse räägin, aga see on see enneolematu kogus kõrvale põikeid, aga ühesõnaga, et see vabadus tuleb siis ja vabadus ei ole minu arust see ja kontroll enda elu üle, kui me paneme selle maasikakoogi peitu ära, et ära too seda mulle koju, et ma ei oleks sellest kimbatunud. Sest et ma ei tea, ütleme mingi ülitugev narkootikum, mis kõik inimesed, kui sa vähegi proovid, see tekitab sõltuvust. Nüüd minu arust vabadus sellest narkootikumist ei ole see, kui see ei satu sinu siia lähedusse. Sest kui see satub lähedusse ja sa oled nagu, sa ei suuda ennast kontrollida, sa selle ära sööd, see näitab seda, et sul ei ole kontrolli. Täielik kontroll ja täielik vabadus, ütleme siis pigem, on see, kui see on sul siin ees, sul nagu ükski asi ei takista, sa ei lähe vangi, sa ei sure ära, kui sa seda võtad, midagi ei juhtu sinuga. Aga sa ikka ei tee seda. Nagu sul on võimalus, lihtsalt tee seda, lihtsalt näed, see narkootikum on siin, võta see, või mis iganes hea asi on, YouTube'i video, pane lihtsalt käimas, tunned ülimat naudingut, see on nii hea tunne, sa naudid kõik see 10 minti, kui sa seda vaatad, ütleme 10 minti. Aga sa ei tunne, et sul seda vaja on. Nagu sa tead, et see on meeldiv, sa tead, et see on nagu ülimeeldiv. Ja nagu ükski rakk sinus ei sunni sind seda tegema, su mõistus ei ole sinu üle kontrollis, et ma ei tea, mis pointi ma täpselt tahan selgitada. On sul mingi küsimus ka selle taga? Kuidas selleni jõuda võib-olla? Mis ma nagu, või noh, kui ma ütlen maa, siis maa kui inimene, mis sa leiad, et mis selle suunas liikumiseks teha saab? Et olla vaba kõikidest sellisest nagu ma ei tea, ahelatest või nagu kimbatustest. Kuidas kimbatustest vabaks saada? Sest teadlik olemine, nagu me ennem rääkisime, ei saa teha seda. See, et ma tean, et kui ma hakkan kõndimas käima ja ma kaotan sellega kaalu ja saan parem ennastunde, teadmine sellest mind ei vabasta kimbatusest mitte trenni teha näiteks. Kuidas kimbatusest vabaneda? Kas su arvates ma ei ootasid õigeid vastuseid ega valesi vastuseid, nagu õpetajatele meeldib öelda? Ma ei tea, see on keeruline. Ma arvan, et esimene samm, nagu sa ütlesid, et see küll ei ole õige, aga ongi eemaldada kõik need nagu valikud endast, need kimbatused. Nagu sa tahad nagu suitsetamist maha jätta, mul on praegu nüüd see, et ma nagu üritan nagu mitte siis nagu tupsu teha. Ja eile oli nagu väga hea päev, sest et mul ei olnud, nagu ma ei ostnud karpi ja tööl ei olnud mitte kellelgi ka. Ja päris suitsu ma nagu ei tee. See oligi, mul lihtsalt ei olnudki midagi teha. Lihtsalt oligi kõik. Ja täna ma olen küll ühe teinud, aga see aeg, mille vältel ma selle ühe tegin, on mingi 4 korda suurem, kui ta oli nädal aega tagasi. Ja kui mul nüüd, ma tean, et kevadel mul oli ka mingi periood, umbes 6 aega, kus ma ei teinud, ja ma hakkasin tegema väga lollil põhjusel, mida ma ei taha absoluutselt öelda. Mul oligi, et esimesed paar päeva oligi väga rasked. Sest kõik tegid, ja. Siis kui ma sain sinna rütmi, et ma isegi ei vaata sinna poole, kõik oli blokeeritud niimoodi, siis mul oli see, kus mul oli palju lihtsam. Ja siis oli see, et ma vaatasin, et teised teevad ja mul ei olnud endal seda soovi teha. Et see nagu ongi, võib-olla ma tooks nagu siis nagu mõned inimesed on nagu need, kes ei saa üldse nagu suhkurt, nagu ma ei tea, mitte lihtsalt nagu üldse nagu suhkurt ei tarbi. Enda kodus nagu suhkur ei ole lubatud või mingi gluteen või mingi siuke lihtsam asi, ja. Siis eemaldad enda kodust nagu selle kõik ära ja vaikselt nagu võib nagu, ma ei tea, kui sul on partner või keegi, ja, või toakaaslased, et
nendel nagu lubad vaata vaikselt nagu tulla, onju. Et kui sa saad ise sinna nagu rütmi sisse, siis sind sellest nagu kõrvale lükata on nagu palju raskem. Sest sa oled praegu juba rütmis, kus sa juba nii või teed, mis sa tahad, vaata. Ja kui sa üritad sealt välja põigelda ja sind inimesed tõmbavad nagu alla, mis on tihtipeale kombeks kahjuks, siis sul ongi nagu raske nagu jõuda sinna kuradi tippuna enda eesmärgini. Okei. Nojah, see tundub, see tuleb jälle selleni tagasi, et nagu, et mitte ihata seda lõpp-punkti, et lõpp-punkt on see, et isegi kui sulle panda, näiteks siis tups laua peale või anda sulle, näed, see karp on sulle, tee mis tahad, vaata, su lemmiktupsu. Ja sa ei tunne kiusatust ja isegi kui see on sul, ma ei tea, nädal aega lihtsalt silme all, et see ei tähenda, et me peame need vaheetapid ära võtma. Vaheetapp võib-olla nagu sa ütled ongi, et nagu hea, aga et nagu, kui sul on, kui sa oled, ütleme sellest sõltuvuses ja siis sa paned siia nina alla, sa ei saagi sellest kunagi võib-olla vabaks, aga ongi esimene samm on see, et okei, ma panen selle kaugemal, ma panen nina alt ära, ma panen selle majast välja, ma eemaldan selle oma. Ja siis mingi hetk me saame sellest üle, sest et aju hakkab ka siin oma neid mustreid ringi kirjutama. Täna, poolt tupsu, okei. Homme, okei, poolt tupsu. Mingi hetk me mõtleme sellest aina vähem saama ja rohkem vabaks. Aga siia ma tooks lihtsalt kõrval selle, et meil kaob see nagu mõte peast. Aga kui see mõte tagasi peaks tulema, kui see mõte siseneb uuesti meie pähe, ta hakkab ju samamoodi jälle võimust võtma. Et kuidas nagu sealt edasi minna, et nüüd, okei, sa ütlesid, et see su elurütm ja kõik see, et see suhkrust vaba näiteks, sul ei ole majas seda, aga mingi hetk sa võid olla seal, kus teised inimesed söövad ka seda suhkrut ja siis sa ei ole ka sellest sõltuv. See mulle tundub, et kui piisavalt kaua nad sul siin nina all söövad ja teevad oma toitu suhkrust ja sul ka kõht tühjaks läheb ja sul ei ole enda toitu näiteks, mis iganes, siis sööd ka seda magusat toitu või kus nendel suhkur sees on ja siis mingi hetk satud uuesti sinna orki. Aga see nüüd tuleb selle punkti juurde tagasi, mis sa mingi 100 episoodi tagasi rääkisid, et see, et sa võtad ühe korra, see ei defineeri sind. Kui mul ei ole mitte midagi muud süüa ja ma olen sünnipäevapeol ja mul pakutakse kooki, ma võtan selle koogi. Kuigi ma tegelikult ei tarbi. Ma võtan selle vastu, aga see ei defineeri mind, et ma nüüd ühe korra võtsin, et nüüd ma olen see loll, kes ainult suhkur tarvitab. Ma olen ikkagi nagu mina ise. Mind ei huvita, mis keegi teine ütleb või midagi, et see väike koogitükike seal ei ütle, kes ma olen. See tundubki nagu ülim vabadus, sama nagu inimesed, kes on nagu ütleme karsklased. Tihti inimesed hakkavad karsklaseks sellepärast, et nendel on mingi, ütleme, alkoholikarsklased siis, et neil on alkoholiga mingi probleem, hakkavad liiga palju tarvitama. Ja siis ainuke lahendus neil on see, et täielikult elust välja lõigata. Aga see on see sama kontroll jääb alkoholil nende üle. Nüüd nad ei saa alkoholi juua, muidu kõik läheb lappesse. Ehk siis vahet ei ole, kas sa jood või ei joo, alkoholil on kontroll sinu üle, sest kui sa seda jood, siis kaotad kontrolli. Aga see, mis sa ütlesid, see nagu selles mõttes huvitaval kombel ongi indikaator su sellest nagu vabadusest, et isegi kui ma joon, nagu ütleme, et ma olen karsklane, isegi kui ma joon nüüd, ma ei tea, purgi või mis iganes, ma ei ole joodik, ma lihtsalt jõin õlut või ma lihtsalt jõin viina. Selles mõttes see on huvitav, pani mõtlema veidi. Lõppkokkuvõttes sina panid mõtlema. Sa ütlesid kunagi midagi nii täpselt, mis läheb praegusega suht hästi kokku, ja? Pull. Ehk kui piisavalt kaua rääkida, siis see kõik jutt hakkab algusest pihta uuesti. Põhimõtteliselt küll. Nii, esimene teema on läbitud. Ei, see on pull. Poleks pidanud lihtsalt alguses neid teemasid välja õikama, siis tunduks nagu me rääkisimegi sellest, millest tahtsime rääkida. No me tahtsimegi sellest rääkida. Ja seda ka. Ja me tahtsime tolles ka rääkida, lihtsalt me ei nimetanud seda. Ja. Nüüd me editime selle ühe lause sinna vahele kuskile. Ja siis, kui pole veel ligi lõikasin ka all kuskil. Ei, pull oli, see on huvitavad vestlused. Mõst, kui nagu siukses settingus nagu räägid, siis nagu aju on hoopis rohkem nagu tähelepanelik ka, just tead, et nagu ei saa lappama lasta, siis ei oska enam vestlusega kaasas käia. Jah, vahepeal kadusid ära küll, aga jah. Nagu sa mõtled, ei saanud aru, millest ma räägin või? Ei, nagu lihtsalt ma korraks nagu keskendusin millegile muule ja siis see oli nagu 4 lauset kaugema, mõtlesin, ma üritasin nagu tagasi jõuda. Mul see värk on tihti, et ma lasen nii lappesse, endal peas on nagu seosed, ise saad alu, millest räägid, vaata. Aga teistel on lihtne,
see oled mina või? No jah, täpselt üks ühele. Ja see, mis sa enne ütlesid selle vastu vaidlemise kohta, mulle meeldib seda teha lihtsalt nagu lõbu pärast nagu. Isegi kui ma nõustun selle mingi väitega või midagi, siis ma tahan, et see inimene, kes midagi ütleb, vaata, et ta oskaks nagu põhjendada ka seda, vaata, miks ta seda ütles. Et ei ole suvalt võetud uskumus, et tundub lahe lihtsalt midagi. Jah, noh, seda on hästi palju poliitiliselt ja igalt poolt mujalt, aga nagu üks mu sõbranna ütles, et tema ei saa suhkurt et pauksuks, ma ütlesin, et okei, kuidas on ja? Siis ütles, et teeb. Ma ütlesin, kus sa kuulsid seda? Mulle öeldi, kes ütles? Tema ütles, miks ta seda ütles? Ma ei tea. Kui sul lõppvastus on ikkagi ma ei tea ja ma olen ainult mingi 3 küsimust sult küsinud, siis kui palju sina sellest tead, et seda nagu ise omandada? Et mulle meeldis ka, ma ei tea, kas sa väga mingit kulturistide teemat vaatad YouTube'ist või midagi. Seal on üks mees, kes rääkis juttu, värk-särki, siis ta ütles, et kui sa teed niimoodi seda harjutust, siis see on nagu palju parem. Ja siis üks mees, tema sõber, vaatas seda videot ja hakkas ka niimoodi tegema, sest videos ütles ju, palju parem. Ja siis peamine YouTuber, see oli küll väga segaseks korraks, aga peamine YouTuber siis küsis sellelt mehelt, et miks sa teed seda? Siis ta ütles, et sellepärast, et sa teed paremini seda lihast. Ta küsis, et miks ta teeb seda paremini. Et kus tal see nagu jõuõlad ja need punktid on, et mis lihast ja kus kohast ja kuidas ja millal. Ja siis ta ütles, ma ei tea. Et siis kui veendun sa saad olla selles nagu väites, mida sa ise just ütlesid nagu. Et kui sa mult midagi küsid ja ma ütlen sulle, siis mu lõppvastus on suht nagu, ma arvan, et ma suudaks ära seletada, miks ma seda nagu arvan. Või miks ma midagi teen nagu. See tundub, kõik asjad elus lähevad lõpuks sinna suunda, et sa võid lugeda ükskõik, mida sa tahad või rääkida kõige targemate inimestega või mis iganes, aga lõpuks see on kõikide teiste inimeste kogemused ja kõikide teiste inimeste arvamused, nagu me saame nii-öelda seda jutumärkidest tõde teada ainult läbi enda kogedes. Nagu ükskõik, mis on, olgu see lihas, mis iganes. Kui sa teedki päriselt, keegi ütleb, joo, näed, niimoodi on parem teha, ja nüüd sa teed seda harjutust, vaatad, teem, kasvabki suurem lihas niimoodi või on tugevam, mis iganes. See on su enda kinnitus, su enda kogemuse põhjal ja nüüd sa oskad täpselt teisele edasi rääkida. Või sa loed kõige targema venna raamatud, lihtsalt tal on, ma ei tea, reiting seal kõrge, palju lugejaid, kõik inimesed loevad seda, kallis raamat, seal oli kirjas, ju siis on nii, et siuke pime uskumus ja nii palju on siukest pime uskumust üldse. Tundub, et kõik peab ikka ise läbi kogema kahjuks. Kurat. Ja kõik ei saa ka nagu, noh, see, mis sa alguses ütlesid, et tõde on see, mis sina koged või? No see nagu enda tõde, enda maailm. Ja jutumärkides tõde, noh, mis on üldse tõde, vaata. No, ja ma vaidleks sellele vastu, et noh, et mingid asjad ikkagi on truused kõigile. Ütle üks asi. Üks asi, mis on tõsi või? Nagu 100% kehtib kõigile või? Või mis no jah, no ütle mingi asi, siis vaatame nagu, tõde saab nii palju asju tähendada. Lihtsalt ma juba enne see kaitse nagu panen siia valmis. Ja kui ütle nagu mingi asi. Fakt või mingi siuke asi. No kui sa ütled, et 2 + 2 on 4, kui sa ütled nagu siukse asja, siis see ei ole seda tüüpi tõde. Ja, aga siis ta ei ole enam tõde, siis ta on, noh, jah. Tavai, ma vaidlesin ise endale vastu, jah. Tõdest on erinev. Tõde saab olla kõigil erinev, eks ole. Sinu tõde ongi see, et sul nagu teeb seda lihas palju paremini. Aga mul kurat hakkab õlg valutama. Siis see on absoluutselt nagu vale. See ei kehti. Et faktid võrreldes siis sinu iseenda tõega on ikkagi mingid asjad, mida sa ei saa nagu öelda, et ei, see ei pea paika, kui see on ikkagi nagu nii-öelda fakt. Et 2 + 2 on 4. Mul ei saa olla kogemus, kus see ei ole 4, vaata. Noh, võib-olla mingi kõrgem matemaatika seal võlub kuidagi, aga noh, ma ei tea, kas sa saad aru, nagu mis ma mõtlen. Et nii-öelda see, kui me räägime tõest, et mis see tõde on ja mis faktid on, et need on nagu erinevad asjad, et üks on nagu, ütleme, subjektiivne, no selle nii-öelda vaatleja koha pealt tõde, eks ole. Et see, kui sa ütled, et kunagi 200 aastat tagasi Hiinas oli nagu jube halb, on ja. Kurat, ma ei oska nagu mingit tead näidet tuua, aga see ongi see, et see ei ole nagu fakt otseselt, kuigi ta tundub nagu 99% nagu tõsi olevat, siis ta ei pruugi olla see nagu täielik fakt, sest see, mis nagu
sinu kogemus võib-olla, sa olid seal aga ma tean, mul on selle kohta ideaalne näide. noh, Üks väga lahe, see on vist mingi Jaapani lühi nii-öelda muinasjutt, story, aga ühesõnaga on üks farmer ja siis tal on poeg. kas sa hakkad seda maybe ütlema või? Ei, Okei, davai. ma võib-olla, ma ei tea, Pane edasi. kas te räägitakse erinevat moodi võib-olla. Okei, räägi. Aga ühesõnaga, ja ta poeg kutsutakse sõjaväkke. Ja siis kogu küla tuleb ta juurde, ütleb, et ai, sul ikka nii kurvalt läks, et peab sõjaväkke minema, kuna meil sõda praegu käib, et sul ikka ei vedanud, et nüüd poeg läheb sinna, tõenäoliselt sureb ära. Ja see vanamees ütleb, maybe on ju. Võib-olla nii või, aga on ju. See on täpselt minu arust see, et see, mis näitabki, et külarahvas tuleb, ütleb sulle, et nii õnnetult ikka läks. Nende jaoks tõde on see, et kurb, et nüüd su poeg läheb ära. Tema on nagu, võib-olla on kurb, võib-olla ei ole, sest ta murrab jala ära, see poeg. Ja siis külarahvas... hobune murrab jala ära, ei või? Minu arust ta ratsutas hobusega ja siis ta murdis jala ära. Ja siis külarahvas tuli jälle selle farmeri juurde, ütles, et ai, kui õnnetu, et su poeg murdis nüüd jala ära, aga nüüd ta ei lähe sõjaväkke, eks ole, ei pea minema. Ja siis mees ütleb, võib-olla oli hea, võib-olla oli halb. Ja siis tuleb mingi kindlustus, annab nagu 10 miljonit ja siis kõik külarahvas võib kokku, ütleb, vau, sul vedas, ja siis ta ütleb ka, et võib-olla aina. No. Ja siis varastatakse raha ära. No ja lõpmatuseni, et lihtsalt, siis me piiname ennast lihtsalt, et see oli hea ja see oli halb ja kõige sellega. Et nagu selle farmeri koha pealt üks olukord on ühtepidi ja külarahva poolt on teistpidi, kuigi see olukord on ju täpselt sama. Ala see poeg murdis jala ära, näiteks. Või see poeg läks sõjaväkke. Faktiliselt lihtsalt see poeg läks sõjaväkke, see on kogu fakt. Nüüd farmeri koha pealt tõde on see, et ta jäi oma pojast nii-öelda ilma, poeg läks sõjaväkke, võib-olla mitte kunagi tule tagasi. Küla koha pealt on nagu farmeril kurb elu nüüd, aga võib-olla farmeril on just hea, et saab nagu üks suu vähem toita, yes. Nagu fakt on see, et poeg läks ära, see, kas on hea või halb, on alati tõlgendamine. Ja see on meie tõde. Kas see, minu arust selle loo võib-olla oli selle loo point mingi see, et kuidas see lugu lõppes, sa mäletada? Ma mäletan mingi nagu, minu arust oli nagu mingi multika, mingi nagu laadne mingid story pildid või midagi. Ja siis, kus see mees istus puu all või midagi, või poeg istus puu all. Nii. Et see oli nagu, et terve see tee oligi nagu võib-olla on hea, võib-olla on halb, aga et see ei mänginud absoluutselt rolli selles, et tegelikult mis sa tahtsid, oli seal nagu lõpus. Ma ei mäleta. Midagi oli nagu kuidagi... Ma mäletan, et see story point oligi see, et ükskõik kuidas olukord tundub, sellel on alati nagu head ja halvad nii-öelda, et see nagu ei ole mõtet võtta mingit kinnisideed, et üks asi on hea ja üks asi on halb. Et üks pool näeb alati ühte moodi, teine pool saab alati näha teistmoodi ja vastavalt sellest su vaatepunktist on see sama asi, kas hea või halb. Ma mäletan, et see oligi nagu ma ei mäleta kogu seda storyt, aga see oli nagu läks. Et tundub, et nüüd on hea, aga siin on ka halb. Ja tundub, et nüüd on halb, aga siin on ka hea. Okay. Vaata, meil tiksub kohe varsti tund ka täis. Praegu on sama hea koht. Ma ei tea, pikale võib minna. Ma tahaks selle roboti asja kohta küsida. No küsi. Mida sa õpid? Robottehnikat. Kaua sa õpid? Millal sa lõpetad? Millal sa oleksid pidanud lõpetama? See on ju pea küsimus. Meil ma oleks pidanud lõpetama. Meil ma oleks saanud kõige varem lõpetada. Millal sa kooli sisse said? Millal sa esimest kord õppinud olid? Ma arvan 2019 sain kooli. Kui sa küsid niimoodi, millal oli kõige varem võimalus mul see kool lõpetada? Millal oli kõige varasem võimalus sul kool lõpetada? Väga hea küsimus. Palun. Möödunud suvel, ehk siis 2024 suvel. No mõni kuu tagasi. Jah. Miks sa ei lõpetanud? Kuna mul oli võimalus mitte seda teha. Sest ma käisin vahetusõppes ja nii pikalt, kui sa oled vahetusõppes, et näiteks õpid aasta otsa kuskil mujal, siis selle võrra sinu soovil pikendatakse su nominaalaega, ehk siis seda aega, millal sa saad õppida, aga et sul kõik need hüved edasi jäävad. Ehk siis ma saan igasugust toetusi ja kõik on, ma ei pea midagi maksma, isegi et ma õpin praegu 5. aastat. Oota, vahetusõpilane? Olin jah, Slovakkias. Slovakkias? Kaua sa olid seal? 2 semestrit. Miks?
võimalus, palju, elad teises riigis, koged teist riiki, siis läks instant lockdowni, Slovakkia oli kõige rangema koroonapiirangutega riik. Inimesed läksid mingi kindla, ühesõnaga meil oli seal teisel Erasmuslased ka ja siis, et kui sa tahtsid pärast, ma ei tea, kella 10 välja minna või pigem, et sa saaksid tagasi ka tulla, me läksime ühest aknast kõik välja, ühe inimese tuba, mis oli maa kõrgusel, et sa saad pärast sisse ja välja, käisid läbi kellegi toa lihtsalt. Aga mis, nagu kas need EAP-d ei kantud üle? Kanti. See oleneb koolist. Aga miks sa siis nagu kauem õppisid? No näiteks ma ei saaks seda podcasti teha, mul on suht vähe asju, mida praegu õppida, ma saan nii palju aega ja ressurssi kulutada täpselt sellele, mida ma ise teha tahan, ilma et mul on nagu extended childhood. Aga teadmisi rohkem kui, ma ei tea, 10-aastasel. Ma eeldan. Mõnest võib 10-aastasel? Jah, no või kas või siis mingis koha, ma ei ütle, et üleüldse, aga mõne koha pealt lihtsalt kuna ma olen 31, siis lihtsalt... Kui vana? See what? 31. Hui, või vabandust. Läheb piiksu. Jaa, ei, 31. Ei ole. Ma ei usu sind. Ma võin pärast isika, või mis isik, teie seda. Mis on see digi... ID-kaarti. ID-kaart näidata. Digi. Jah, ei, ma olen 30. Aga, jah. Childhoodi pikendada. Jah, nagu ma ei pea 9-5 töötama. Või mul ei ole vajadust saada igast rahaliselt meigi välja figurdada asjad, siis ei ole vaja tööl käia. Töö hõivab mingi 8 tundi iga päev esmaspäevast reedeni niisugune nagu... Ei, seda küll, ma olen nagu selle poolt, et võta kust saad ja täiega ainult nagu, mõistuse piires. Võta, aga pane pärast ilusti tagasi. Jah, täpselt, et sa oled põhimõtteliselt ma võiks öelda niimoodi, et ma arvan, et podcast on ära lõppenud, ma lihtsalt küsin et sind tundma õppida. No, okay. Et pärast selle välja kattida põhimõtteliselt, aga ei pea. Et sa oled varem ka tööl käinud kuskil või millega sa varem oled tegelenud? Ma töötasin mingi 3-4 kuud SEB pangas, olin arendaja ja siis oli tükk maad, siis ma töötasin Swedbankis arendajana aasta otsa. Siis ma läksin USA-sse raamatuid müüma, müüsin neid 3 kuud ja sellest järgmine aasta. Vabandust jälle. USA-s käisid raamatuid müümas? Jah. Ja siis pärast seda käisin 3 kuud Inglismaal raamatuid müümas, kuna koroona oli... Mida tähendab raamatuid müümas? See tähendab, et sa valmistad ette ennast, ma ei tea, ütleme 6 kuud, õpid selle müügiteksti ja viid ennast selle tootega kurssi, need raamatud ja lasteraamatud. Ja siis sa lähed sealt ukselt uksele koputama ja nendele kõigile seda head sõna tooma. Sa olid nagu need? Nagu mitte, või nagu vahepeal põlli pärast ütlesin, et hey guys, have you heard about our Lord and Savior Jesus Christ, aga üks ütle, ja siis ühe korra tegin selle nälja, siis ta ütles, oh, why, yes I have, siis tuli välja, me rääkisime randal pool tundist, ma ei osanud vestlust ära lõpetada. Kui vanalt sa käisid? See oligi, ma arvan, aasta, kui ma see kooli tulin, see oli 2019, ma tulin see kooli, ma olin Inglismaal, siis kui teised juba kooli tulid, sest meil oli ESA nädal, sõitis sinna kooli esimesse nädalasse sisse. Oota, kus kohas sa olid, mis osariigis? Sa räägid nüüd USA-st või Inglismaast? USA. Inglismaa on huvitav. Okei, USA-s ma olin Ohios. Oota, see on osariik, on ju? Ohio riis. Mis asja Ohio? See on see mingi brainrot on praegu teemaks, vaata. Seal on mingi Ohio riis ja mingi skibidi ja siuksed asjad. Mul on nii nagu ajus sisse põletatud, see mingi Ohio keegi ütleb, siis ma olen nagu mine pekki. Ohio's, okei. Aga sa käisid kuskil mujal ka või olid käinud nagu ainult seal? Ainult Ohio's. See üldiselt on, sa käid ühes osariigis, kuhu sind määratakse, siis seal on ka mingi alampiirkond, kus sa nagu toimetad ja oma... see oli mingi läbi Eesti ettevõtte või mingi kuidagi... Jaa, see on see Southwestern Advantage. Selle kaudu kõik seal käivad, ma ei usu keegi raamatuid müümas mingi teise ettevõtte kaudu käib. Aga seal midagi muud ei saa teha nagu või? Ma võin nagu objale võin ka minna nagu pigem. Mille peale? Objale, objektile. No seal on see, et kes nagu suve pooleli jätavad,
paljud neist tulevad kas Eestisse, aga neil aidatakse leida, kes tahab koha pealt mingi muu töö, kas oled, ma ei tea, kas koristaja kuskil või siis mingi objektile võib olla, et võimaluste piires seal, et saad USA-s umbes edasi teha, aga nagu see ei ole kellegi, see ei ole nagu selle ettevõtte mingi soositud aga sul kaua sa olid seal? USA-s? Jah. 3 kuud. Lähed 3 suve algust, tuled suve lõpus. Maksti kõik kinni ja No, selles mõttes ei maksnud midagi kinni, sa ise maksad kõik kinni. kui palju sa kinni pidid maksa? Mm. Aga nagu majutus seal oli ikkagi ka enda raha eest või? No see oleneb, see on, sa koputad, kellel seal raamatuid müüd, nendelt samadelt inimestelt sa küsid, et joo, kuule, et siuke olukord, me tulime siit Eestist ja müüme raamatuid, et ma ei tea, et kui teile sobib, äkki on teil elamispinda pakkuda ja paljud lihtsalt pakuvad, lasevad sul niisama selle elada, mõnelt küsitakse raha. Mõned käivad kuskil kirikus, lähevad pühapäeval kirikusse, räägivad, seal nagu kogu küla või linn on koos ja siis kirikust läheb kellegi, kes tuleb, võtab sind hea kristlasena oma koju nagu elama. Ja igast võimalusi, osad saavad mingi autosid ja see on crazy. Crazy, mida sa maailmas küsides saad lihtsalt inimesed ei küsi mitte midagi. Seda küll. Käisime baaris eelmine nädal. See ei ole oma küll otseselt tähtsust, aga nagu ongi see, et ma lihtsalt läksin sinna tädi juurde, ütlesin, kuule, kas sa soodukat saad teha, et palun. Ta ütles, tavai, et 20% enam. Päriselt või? Mine pekki, uskumatu. Ma olin mingi 5 õllet kõikile poistele värki. Siis me läksime järgmisena kebaabi kohe, selle üle tänava. Siis ma läksin sinna ka, et kas sa soodukat saad teha? Siis ta ütles, no jah, tavai on. No midagi ikka saab. Super. 5 kebaabi. Lihtsalt küsides ja nüüd kui ma mingi toidupoodi lähen, ma ei hakka mingi küsima, aga kui ma nagu ongi mingi baar või mingi üritus või mis iganes, vaata lihtsalt, see on tõesti uskumatu. See on täiega see küsimise jõud, see on crazy, literally keegi ei küsi, inimesed tahavad aidata, nagu mul on sama, kui keegi tuleb, palub mingi asjaga abi ja allahindluse küsimine on sama ju, nagu abi palumine, nii et jõu, palun tee sama, kui sul tekib endas see tunne, et ma saan nagu abiks olla ja nagu inimesed tahavad seda tunnet ja tahavad aidata, mõnest ka see on crazy. Sportlandi küsime, et palun -50%. Ott teeb kohe -50%. Sa pidid ära minema sealt töölt, jah? Aga sa ütlesid, et sa ei saa -50, et sa saad 20, on ju? Ja, aga outletid on sama kallid kui tavapoed. Ma käisin Sportland outletis seal T1 ja seal olid nagu võib-olla mingi 5 või 10 euro oli erinevust nagu. Peame pärast juttu ajamise tegema, siis ma tean nimekirja taha. Kust küsida, et tehke allahindlust? Palun? Seal on mingid, need on ju, kõik on mingi sõbrad omal, Sportland ja mingi Palsi ja need mingid ägedad poed ju. Ei ole või? Kes on kes, Tavai? Mulle meeldis see, kus sa rääkisid see, et kuidas sa küsisid seal, ma mõtlen, mis pood, nagu see Essa näide, see, kus sa 20% alla said, see, et kus sa hakkasid allahindlust teha? Palun? Nagu nii aus lihtsalt, jäidki ootama lihtsalt, ei pressi kohe, palun? No mis ma hakkan nagu, ma ei tea, ma nagu siuke valetada ka ei taha, et kuule, mul on nagu väga halb seis ja siuke, loomulikult on, aga nagu siis tema sellest teama peab, et sa nagu lähedki selle inimlikkuse poole, et palun, kas sa nagu, kui sa ei saa teha, siis loomulikult on ju nagu, et pole hullu, aga et kui sa saad teha, siis kas sa palun saaksid teha? Mõtle kõik õlled poolodavamad. Täpselt, nad ei kaot sellest midagi. Jah. Kas nad üldse võidavad sellest midagi? Allahindluse tegemisest või? Ei, nagu mitte tegemisest. Et nagu, kui see baaridaam nüüd müüb mulle 1 euro õlle, siis kas tema saab sellest, et 5 senti nüüd endale? Hea küsimus, jah. Ma tean, et nagu tipid loomulikult on ja tippi saab jätta mida iganes. Ühesõnaga, hea pullvestlus oli. Jah. Millest me rääkisime? Me rääkisime unest, me rääkisime spordist, harjumustest, rutiinidest, keskmise tee leidmisest. Karjäärist siin lõpus natukene, aga see vist on cut.
seal ei olnudki väga, aga see oli nagu väga hea, sest et me plaanisime nii palju muud asju teha, kui me tegelikult tegime. See läks nagu esimese nagu lausega läks juba nagu mujale. Ja, me läksime nagu süvitsi selle asemel, et niimoodi minna. See on aus. Aga mulle meeldis, aitäh. Sama. Ciao. 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 Tin, 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 tin.